eks ole, ei pea ju ütlema niimoodi, et mul on palgal Rahandusministeeriumis analüütik, kes ütleb niimoodi, sellepärast mina ütlen ka niimoodi. Sa oled ju mõtlev olema. Sa võid ju võtta mõne teise professori kaabiks ja natuke vaadata maailmas ringi. Selle asemel, et survestada seda nii-öelda kulubaasi põhiselt arvestatava tulubaasi suurendamise nimel väikestele kergetele valdavalt, kuid siiski positiivse stsenaariumi põhistele manipulatsioonidele, eriti olukorras, kus tegelikult keskkond kogu aeg muutub ja sugugi ei ole nii sõbralik selle jaoks. Ja mis on selle probleem? Ja see on nüüd võib-olla asi, mida ma väga palju ei ole siiani rääkinud, aga mida tasuks rääkida. Ja hullu ei ole midagi. Jätame praegu geopoliitika kõrvale. Elada kannata. Me ei saa küll nii elada, nagu meie naabrid Skandinaaviast, me ei ela nii, nagu me tahaksime, aga me elame päris hästi. Me oleme tegelikult ikkagi esimese riikide kolmandiku hulgas. Väike riigina me oleme esimese 60 arenema riigi. 21 väike riiki 60 hulgas, nii et väike riigid saavad olla arenema. Ja mingil kujul see heaolu paraneb ka, aga meie probleem on selles, et me oleme praegu ilmselgelt sisenemas sellesse spiraali, mida rahvusvaheliselt tuntakse keskmise sissetuleku lõksu. Seda järgmist hüpet ei tule. Tähendab, see on nagu spordi analoogiat kasutades, see on nagu liigade mäng. Mina olen palli mänginud, ma olen Eesti meistrivõistlustel mänginud meistrisarjas 4. tulnud. Amatöörid võistkonnad proffide vastu sellest kuldsetel aegadel tuleb Kalev mees. Päris Kalev. Ma olen mänginud esimeses liigas, ma olen mänginud teises liigas, ma olen Patseriti liigas mänginud. Jumala eest uskuge meid, ma võin täitsa kinnitada teile oma tagasihoidlikust isiklikust mängukogemusest, et kõikidel liigadel on oma eripära. Ja ikka see, et sa seal Patseriti liigas korra pöörad ja teised vennad lendavad ja sina oled punn, eks ole, see tähendab, et juba esiliigas tehakse sulle seda sama ja kõrgeliigas sulle enam väga midagi köhitakse. Sa pead rohkem trenni tegema, sa pead õppima uusi võtteid, sa pead tegema teistmoodi asju, teistmoodi toimetama. Ja hästi oluline on see, et kui on potentsiaalselt nõrgem võistkond, siis ta peab kollektiivsemalt mängima tugevamas liigas. Mida nõrgem liiga, seda rohkem individualismi, mida kõrgem liiga, seda rohkem kollektivismi selles heast mõttes koostöö kontekstis, selles tähenduses. Ja see on nüüd see koht, kus meil on ka nagu minu arvates natukene probleeme. Ja see haakub ka selle teemaga, mis ma olen teile ühe korra juba rääkinud nii-öelda riigihalduse teemadest. See on ju seegelt näha, et see täna tõrgub. No ma võin teile täiesti sama raudteele praegu täpselt samasuguse lõksus. Oluliselt muutunud majandustingimustes, senine finantseerimismudel ei toimi, see mõjub reisijate vedu, kui keegi tahab selle teema sõna võtta. See on -23 miljonit euri aastas reisijate veo raha, mis tähendab seda, et me peame võib-olla vastavalt kiiruseid langetama nendele porganditele, mitte neid kiiruse juurde kruvima, sest mudel on vale, aga meil on niimoodi, et kui MKM hakkab nüüd aru saama, mis teemad on, siis mis ta arvab, mis rahandus sellest arvab. Jongi kõik. Ja siin me nüüd oleme. Tänaseks 1,5 aastat juba tundub, et edasi teema